Tere pärastlõunat! Alati on hea olla lõuna ja teie vahel. Aga mul on 30 minutit ja tahaks rääkida teile võrgust. Minu nimi on Lauri Makke, ma olen Cisco Eesti juht, seda juba viimased 9 aastat. Ja üllatuslikult seekord ma räägin võrgust, sellepärast et enamus kordadel me räägime kõigest muust, mida me teeme. Kes veel ei tea, siis Cisco teeb lisaks võrkudele väga palju muid asju. Aga võrgud on siiski meie nagu põhiäri, 50% enam-vähem on meie ärist võrgubusiness. Siis seekord räägime sellest ja vaatame seda nagu mitmest küljest. Esiteks, miks see võrk siis üldse oluline on, et nii-öelda nagu pealkiri ütleb, et kas see, kui võrk ei tööta, kas see on maailma lõpp või mitte. Ja teine asi, vaatame siis, mis teeb nagu Cisco võrgu eriliseks võrreldes teiste võrgutootjatega, ehk vaatame innovatsiooni. Ja sinna vahele pikin natuke ka siis statistikat, mida on alati huvitav uurida. Nii, aga ma alustan nii nagu vist, ma arvan, siin enamus tänaseid ettekandeid tõenäoliselt hakkavad pihta sellest pandeemia teemast. Nii ka mina, refereerin siin siis ka enda uuringuid ja teisi uuringuid, et tulevik on ebakindel, et 60% IT-juhtidest ei tea, mis meid ees ootab üldse juhtidest, eks ju. Ja see uuring on tehtud siis 313 suure IT-ettevõtte IT-juhi nii-öelda baasil ja see on tehtud eelmise aasta lõpus, nii et nad ei olnud kindlad, mis nagu see aasta juhtub ja nii ongi, eks ju, et iga mingi 6 aja tagant on mingi uus pamp, on ju. Aga lähme siit edasi ja nüüd see teema natuke muutub, me lähme hoopis võrkudest nagu natuke kaugemale ja siis teine väide on see, et järgmiste aastate jooksul luuakse 500 miljonit uut rakendust. Et miks see nüüd siin üldse tähtis on, kohe saame teada. Nende rakenduste puhul on meil oluline see, et miks neid looma hakati. Me kõik ju teame, eks ju, et ühel hetkel me kõik hakkasime toitu tellima kuskilt Boltist, Woltist ja ma ei tea, kust veel iganes. Ja siis me sõidame taksodega ja nii edasi, on ju. Et 80% kogu ärist on muutunud tegelikult digitaalseks pandeemia ajal. Ja 75% inimestest tõenäoliselt jäävad seda kasutama ka peale seda, kui me taastub see normaalne elu. Ehk kas või täna, eks ju, väga paljud võib-olla oleks võinud siia kohale tulla, aga neil oli ikka muud teha ja istuvad seal kodus. Tervitused teile. Et nii on mugav, eks ju. Nii, ja põhimõtteliselt siis kõike, mida saab digitaalselt edastada, täna ka tehakse. See on üks huvitav lause, sellepärast, et see tegelikult 2015 oli see vist, kus majanduskonverentsil kantsler Merkel ütles selle lause vist natuke teistmoodi. Ta ütles, et kõik, mis saab digitaalselt teha, tehakse digitaalselt. Et ma ei tea, kas ta nägi tulevikku ette või oli tal juba midagi teada selleks hetkeks. Igatähes täna see nii on, eks ju. Et äri jäi ju seisma, kui sul ei olnud mingit digitaalset kanalit, kust seda edastada. Aga nüüd kõige hullem selle asja juures on see, et 66% ütleb, et kui nende digitaalne kogemus on kehv, siis nad tõenäoliselt selle tootja poole tagasi enam ei pöördu. Ja see on nüüd nagu üks väga tõsine asi. Ja nüüd me jõuame sinna võrgu teemani, et see, et sul see äpp võib olla ideaalselt tehtud, aga tuleb välja, et see on sinu esiuks sinna sinu ärisse täna, eks ju. Aga see võrk, mis seal all on, ei pruugi töötada korralikult. Ja siit võimegi siis nagu edasi küsida, et kas kui see võrk ei tööta, kas see on maailma lõpp või ei ole, eks ju. Ja siin ma arvan, et jällegi tehes seda presentatsiooni ma nagu rääkisin universumiga ja asjad iseenesest juhtusid. Et kõik nägite tõenäoliselt seda, eks ju. Ja nüüd võime küsida, et kas nüüd oli maailma lõpp või? Võib-olla mõne, ma ei tea, ma ei ole kuulnud, et keegi oleks teinud enesetapu sellepärast, et midagi läks halvasti, on ju. Aga nii mõnegi inimese jaoks võis olla midagi olulist. Et näiteks Zuckerberg kaotas 6 miljardit vist oli see summa või? Jah, 6 miljardit kaotas nagu tunni ajaga. Et ta ka tõenäoliselt elab üle, ta on piisavalt raha, eks ju, aga ta kukkus sealt maailma rikaste hulgast välja ja nii edasi, eks ju. Et see on nagu, seda võib mitmed pidi vaadata, aga kindlasti on oluline see,
et ettevõtte jaoks täna võrgu mittetöötamine ja see ei pruugi olla isegi sinu enda võrk, vaid see võib olla sinu koostööpartnerite võrk või keegi kolmas kuskil vahepeal nii-öelda, võib oluliselt kätte maksta sinu firma mainele või siis kuni selleni, et sa pead ühel hetkel oma äri kinni panema. Nii, aga vaatame siis, et natuke veel statistikat huvitavat. Kuna see on nii väike tekst, ma ei tea, kas te vist näete siit, jah? Mitte väga, aga see ei olegi oluline. Oluline on see, et see on peamised häired, milleks nagu ettevõtted olid valmis enne pandeemiat. Et millele nagu mõeldi, et mis võib meid nagu töökorrast välja viia. Ja uskuge või mitte, pandeemia oli seal kuskil tagapool 9%. Et mõned inimesed ikkagi arvasid, et kunagi võib niisugune asi nagu pandeemia tulla, et peaks selleks valmistuma. Cisco kindlasti oli üks nendest ettevõtetest, kes sisemiselt oli selleks valmis. Ehk me töötame täna selles moodis juba viimased 10 aastat, eks ju, et meil on videokonverentsid kodus, meil on VPN'id ja nii edasi, see on nagu loogiline. Aga väga paljud ettevõtted seda ei teinud. Et peeti hoopis oluliseks kriitilist taristuriket, IT ja telekommunikatsiooni katkestust, küberrünnet, andmeleket ja nii edasi, eks ju. Kõik need tavapärased asjad. Ja nüüd, aga mis siis oli nagu suurimad puudujäägid? Et kui nüüd see sündmus toimus, et pandeemia tuli, siis oligi, et VPN mahu skaleerumine, kaugtöötajate lairibaühenduse võimsus, kaugtöötajate turvalisus, videohaldus ja nii edasi. Et kõik need asjad, mida te tõenäoliselt isegi kogesite, et see oli midagi, mis oli probleem ja millel oli kiiresti lahendust vaja. Et siin kohapeal võin öelda, isegi Cisco aitas väga mitmeid nii operaatoreid, kui ettevõtteid, kui me jagasime välja tasuta VPN-litsentse, tasuta videokonverentsi litsentsi ja nii edasi. Aga täna me oleme juba uues reaalsuses. Eks see on nagu tavapärane. Nii, ja võib-olla viimane statistika slaid siis, et mis siis on täna nagu parimad võimalused, et neid tõrkeid hallata, ongi siis turvaline kaugligipääs, siis võrgu automatiseerimine, võrgu analüütika, võrgu segmenteerimine, pilvepõhine turvalisus. Ja nüüd me jõuame siit jälle ühe huvitava asjani, et võrk ei olegi nagu enam ainult võrk, see switch või ruuter või midagi sihukest, vaid tuleb välja, et seal on nagu väga palju seotud ka tarkvaraga, ehk siis analüütikaga, tarkvaraga ja nii edasi. Ja see ongi see, mida me oleme ka juba tegelikult 5 aastat rääkinud oma klientidele, et see switch ise on seal ainult väike asi, eks ju. Et sinna on täna nagu tulnud juurde väga palju muud kui ainult switch, ehk siis tarkvara. Ja võib-olla veel viimane slaid selle kohta, et kui eile olid meil võrgud, nägid välja sellised, et meil olid nagu kontorid, kus inimesed käisid kohal ja siis mõned inimesed töötasid kuskil kaugel, siis eks ju vahepeal oli meil seis, kus kõik töötasid kodus, mõnes riigis läheb see tagasi, vist ma saan aru, et Lätis lähevad jälle kõik koju, on ju. Aga reaalsus on see, et homme ühel hetkel on see, et kontorid tulevad tagasi, aga väga palju kaugtöökohti jääb ka alles. Nii, nüüd väga suur lause, et võrguühendus ja uptime ei ole enam piisav. Ehk ei ole enam nii, et ma ostan endale switchi, ühendan kõik ära ja ongi hästi. Kindlasti on ettevõtted, kes suudavad täna ka niimoodi tööd teha, aga see ei ole piisav. Ja õnneks sellegi Cisco on seda nagu ette näinud ja teinud seda arendust, innovatsiooni juba varem kui paljud teised. Nii, ja mis meil siis selleks vaja on? Võt selle slaidi peal on üks tore sõna, kui keegi veel pole kuulnud, säilenõtkus. Olete kuulnud? Säilenõtkus, ma siis seletan teile ära, mis on säilenõtkus. Ja me räägime siis nüüd, et äritegevusel peab olema säilenõtkuse strateegia ja siis võrgustrateegia on sellest, võrgu säilenõtkuse strateegia on üks väike osa sellest. Ja säilenõtkus on siis nagu, kõige paremini vist kirjeldada, see on nagu steroidide peal see jätkusuutlikkus. Ehk ta on saanud väikse vaktsiini. Ehk siis kui jätkusuutlikkus äritegevuse strateegia nägi ette mingid konkreetseid juhtumeid, tuleb tulekahju, mis me teeme, on ju. Ja siis nii tehti. Siis nüüd on nagu selgunud, et sellest on vähe kasu. Tegelikult peab olema säilenõtkus, mis tähendab seda, et me peame olema valmis igasugusteks muutusteks ja kiirelt.
Ja nüüd trendid siis, et kuidas seda säilenõtkust tagada võrgunduses, on siis, vaatame, viime kokku 4 asja, need on rakendused, töötajad, töökohad ja operatsioonid. Ja selle vahele me peame panema siis võrgu, aga mitte lihtsalt võrgu, vaid intelligentse võrgu. Nii, ja mis on siis need trendid, mis tagavad meile selle säilenõtkuse võrgunduses? Esiteks on siis, kuidas lahendada see esimene küsimus, mis on täna enamus IT-juhtidel, kes mõtlevad, et võib-olla peame jälle koju minema, võib-olla tuleme kontorisse, on siis see turvaline ühendus kodukontoritega. Et see on kindlasti üks asi, mis siis seob põhimõtteliselt kogu seda pilti, turvaline ühendus. Et kuidas ma tagan selle, et see inimene, kes on mul kodus või lennujaamas või kus iganes, et see ühendus oleks turvaline, samas ta saaks kõike teha. Et ei oleks nii, et nüüd sa siin ja seda ei saa teha, sellepärast et ma ei tea, tundub, et see ei ole väga turvaline. Et tagada see võime. Teine on see, et inimesed hakkavad täna tulema tagasi tööle, et kuidas me tagame nüüd selle, et kogu see infrastruktuur, mis meil seal tööl on, oleks nagu vastav. Ehk siis sama lugu, et ega videokõned ei kao enam mitte kuhugi. Need on tulnud selleks, et jääda, mis tähendab seda, et tõenäoliselt on vaja kanal natuke suuremaks teha, et videokõned läbi läheks, võib-olla on vaja mõned ruumid sisustada uute seadmetega, tekitada neid uusi võimalusi. Teine asi, mis ma ei ole kuulnud Eestis väga aktiivselt sellega tegeletakse, aga välismaal kindlasti, et näiteks väga paljud panevad täna endale spetsiaalseid seadmeid või siis kasutavad videokonverentsi võimalusi selleks, et lugeda ära, mitu inimest on toas. Et kui on konverentsiruum, siis kui tuleb üle 5 inimese, siis selle kohta tuleb teade ja ei lubata rohkem inimesi sisse. Igasuguseid selliseid uusi huvitavaid lahendusi. Nii. Kolmas on siis erinevate pilvede kasutuselevõtt, mis tähendab siis seda, et on aru saadud, et nagunii, et kui see töötaja on seal kodus, et siis ta ju teeb seda tööd nagu läbi interneti. Et võib-olla siis on ju ka mõistlik ka need rakendused, mis on täna kuskil seal meie enda serveris, viia pilve. Et see on nagu väga palju kiirendanud seda protsessi, et ettevõtted digitaliseerivad, viivad oma rakendusi pilve. Ehk kogu see temaatika on kindlasti väga oluline. Ja samamoodi pilvede omavaheline liigutamine, et ei jääks ka nende taha probleemid. Nii, ja siis viimane asi, mis puudutab rohkem nagu tagatuba, ehk siis operatsioone. Et üks on siis see, et võimalikult palju automatiseerida, sellest ma räägin natuke rohkem hiljem, aga et kindlasti see on üks suur teema, et kuidas võidelda probleemidega, mis tekivad võrgus, on automatiseerimine. Ja teine on see, et kasutada võimalikult palju analüütikat, et oleks võimalik ennetada igasuguseid probleeme enne, kui nad juba tekivad, või kui nad on juba tekkinud, siis väga kiiresti neid lahendada. Ehk kui me võtame selle sama Facebooki näite, kes on huvitatud, minge Cisco osakonna lehele nagu Thousand Eyes, ma ei tea, kes teist käis näiteks eelmist sessiooni kuulamas, Thousand Eyes sessiooni, siis nad on teinud tänaseks ülevaate, et mis siis reaalselt juhtus. Thousand Eyes on siis Cisco analüütika pool, mis tegeleb võrgu analüütikaga ja oli üks esimeste seas, kes kiiresti andis välja see tõenäolise põhjuse, mis juhtus, kuna nad vaatavad kogu aeg kogu seda võrku ja suudavad teha analüütika sealt pealt. Ja kui seda, ja tõenäoliselt Facebook tegelikult seda kasutas ka, aga ma ei ole ise jõudnud detailidesse minna, et miks neil nii kaua see aega võttis, aga põhimõtteliselt sealt tõenäoliselt saab selle vastuse kätte. Ja võib-olla oleks asju, mida oleks võinud paremini teha. Nii, ja väljakutse on siis, et kuidas kohaneda ja teha endale parem värk tulevikus, eks ju. Veel üks huvitav lause, mida meie CEO-d on läbi aegade öelnud, et ma mäletan vist, meie eelmine CEO ütles vist, et võrguettevõttest Cisco saab üks maailma tähtsamaid ettevõtteid, mis on tänaseks juba kindlasti juhtunud, ja siis järgmine on see, et võrk saab olema üks tähtsamaid asju. Ja tõenäoliselt jälle, kui te nüüd selle jutu panete kõik kokku, kõik need rakendused, kõik need muud asjad, siis kõik need asjad siin digitaalses maailmas ei tööta, kui teil ei ole võrku. Nii naljakas, kui see on, teda pole ju näha mitte kuskil, aga tegelikult on see ülioluline asi. Nii. Ja nüüd läheme siis innovatsioonisektsiooni juurde ja räägin natuke, mida siis Cisco teeb teistmoodi kui teised. Et Cisco'l on siis nüüd juba tänaseks vist kas 7 aastat või 5 aastat toonud turule sellise asja nagu
digital network, mul on praegu sõna sassis, aga Cisco DNA. Põhimõtteliselt, mille alusel siis kõik seadmed, mis on tehtud, on loodud Cisco enda poolt loodud protsessorite poolt, mis on siis meie Cisco ASIC ja mis on nii-öelda selle võrgu süda. Ja mitte ainult süda, vaid ka ajud. Et kujutate ette, et nagu üks on ühes koos, kõik ajud ja süda on koos. On ju. Et kuidas ta siis protsessor erineb sellest, mida võib-olla teevad väga paljud teised, et tavaliselt tehakse switch nagu mingi konkreetse funktsiooni jaoks, on ju. Et mul on vaja punktist A, punkti B ja nii edasi, on ju, mis iganes funktsioone seal on, aga nad on fikseeritud. Et sa ei saa nagu midagi seal väga muuta, et kui nagu toimub see muudatus nagu maailmas, tuleb pandeemia ja meil on kiiresti mingi muudatusi teha, siis me peaks võib-olla nagu uued switchid ostma, sest need vanad ei suuda seda teha. On ju. Et siis Cisco switchidel on nii-öelda dünaamiline, agiilne ja nii edasi programmeeritav protsessor, millele me saame seda koodi kirjutada juurde. Ehk me saame muuta seda koodi vastavalt vajadusele. Ja see on nagu avanud täiesti uued võimalused erinevatele nii switchidele, ruuteritele, operaatorite ruuteritele kui kõigele muule. Et me saame nii-öelda tarkvaraga juhtida tegelikult protsessorit ja määrata, mida ta peab tegema täna. Ehk siin on kindlasti ka kokkuhoid ettevõtetele, et kui sa võib-olla teed alguses natukene rohkem väikse investeeringu, siis samas sa tagad, et sul on ka pikaajaliselt see võimalik kasutusele jätta. Nüüd üks hästi tihe slaid, aga lihtsalt näidata teile ära, et kus täna Cisco nende switchidega juba on, või vabandust, protsessoritega on kohal, on siis kogu Catalysti 9000 seeria, tõenäoliselt siin, keda näen, väga paljud kasutavad neid, kõik need juba suudavad seda teha, siis mid-range ruuterid, kus on siis meil Quantum Flow protsessorid ja Silicon One, mis on siis päris suurte ruuterite, operaatorite ruuterite tarvis. Siia juurde ma ütlen veel, et veel üks viimaseid Akana Networksi Cisco omandas üks ettevõte, et sellega tuli kaasa veel lisaks sellele CPU omandamisele tuli kaasa ka võimalus pakkuda väga kiireid võrguühendusi üle fiiberoptiliste kaablite ehk kuni 400 gigabitini, et siis ka see on nüüd nii-öelda uus innovatsioon, mis läheb siis kokku nende operaatorite innovatsiooniga, operaatorvõrkude innovatsiooniga, et seal saab oluliselt vähem võrguseadmeid vahele panna, et te saate nii-öelda, kui vanasti teil oli 3-layeriline nii-öelda võrguarhitektuur, siis täna te võite ühe sealt vahelt ära kaotada tänu nendele uutele optika elementidele. Nii. Rohkem nii raskeid slaide ei tule, nüüd tuleb edasi lihtsamad asjad. Või siis kindlasti mitte lihtsamad, aga lihtsamad pildid. Et masinõppe või siis artificial intelligence, ei suuda praegu tõlkida. Et masinõppe, kõik te saate aru, et on trüginud täna jälle igale poole. Ja selleks, et meie switchid suudaksid teha paremaid otsuseid ja mitte ainult siis, et kuidas switchi sees asjad kiiremini käiksid, vaid samamoodi, et teha sealt pealt analüütikat ehk vähendada näiteks need andmete hulk, mis tuleb selleks, et teha mingi hea otsus, on näiteks seal, ma ei tea, 80 000 kirjet. Ükski inimene ei suuda seda läbi töödelda, eks ju. Selleks ongi siis see machine learning, mis otsib õigeid mustreid kogu sellest andmehulgast ja teeb õiged otsused, et kuidas teha võrk kiiremaks, efektiivsemaks, leida vigu ja nii edasi. Et see on see, mis on jällegi nüüd uute switchidega ja protsessoritega tulnud. See on nagu, võiks rääkida sellest ainult 2 tundi, aga siin aeg seda ei luba, nii et lähme edasi. Teine näiteks uuendus, mida ka täna ma arvan, et enamus switchidel on, aga kui oled tähele pannud, siis Power over Ethernet on muutunud täna tavapäraseks, sellepärast et nii palju seadmeid on, mis seda vajavad. Et siin on kindlasti jällegi meie switchid nii-öelda esirinnas, sellepärast et me ise arendame neid protokolle aina juurde, et tänaseks võite kuni 90 vatiseid seadmeid juba nende toiti pealt katta. Nii, siis võib-olla jällegi täiesti kasutamata ala, aga aina rohkem hoogu koguv on see, et meie switchidel on sisse ehitatud nii-öelda ka lisaks tavapärasele selle meie enda protsessorile ka üks X86 protsessor, mis tähendab seda, et te võite seal
jooksutada mingeid virtuaalmasinaid või Dockeri baasil asju, et nii-öelda võtab üle ka väikese siukse edge'is asuva arvuti jõudluse. Ehk teil ei ole vaja enam panna mingit suvalist arvutit sinna mingit väikest rakendust jooksutama, vaid te võite selle sinna sama switchi sisse panna. Et ei pea enam, ühesõnaga saate väga palju lahendada selle sama switchiga. Nii, siis Wi-Fi 6 ja 5G, siit ma hüppan üsna kiiresti üle, sellepärast et ma arvan, et te kuulete seda lugu siin täna palju pikemalt erinevates sessioonides. Et ütlen ainult nii palju, et jällegi Wi-Fi 6 Cisco on oma tehnoloogiatega esirinnas, et kõik, mis puudutab nii paremat signaali, kiiremaid kiirusi ja nii edasi, et seal me nii-öelda töötame väga aktiivselt, et seda tagada. Ja ka töötame nii-öelda lõppseadmete kasutajate vendoritega, ehk siis Apple, Samsung ja nii edasi, et kuidas teha kiiresti, anda kiiresti üle signaali Wi-Fi 6-lt 5G-le vastupidi või üleüldse, et see signaal tuleks kiiremini kätte. Ja siin jällegi lisaks sellele on nii-öelda Cisco enda chipiga Wi-Fi seadmetel need võimalused, et te saate sinna Dockeri sisse panna, saate nii-öelda käivitada sealt eraldi rakendusi, kogu see analüütika ja see muu pool, aga ütlen siin lihtsalt ära igaks juhuks, et Cisco teeb kahte tüüpi Wi-Fi seadmed, ühed on need, mis on lihtsalt Broadcomi switchi peal, lihtsama otsa omad ja siis on olemas need, mis on Cisco enda chipi peal tehtud asjad, et seal on kindlasti rohkem arendusi. Turvalisus, jällegi ülisuur teema, siin kuulete täna palju sellest, aga märgin ära, Cisco ükskõik mis asja ta hakkab tegema, ükskõik millist seadet, ükskõik millist tarkvara, esimene asi, mis ta läbib, on turvalisuse nii-öelda tsükkel. Ehk ühtegi asja ei tee Cisco ilma turvalisust silmas pidamata. Samamoodi on see siis switchidega, ruuteritega, kõige muuga. Ehk see on meile sisse kirjutatud. Igasse meie seadmesse on sisse kirjutatud ja üks suur eelis, mis on Cisco'l teiste ees, on see, et Cisco'l on niisugune turvaorganisatsioon nagu Talos, mis on suurim nii-öelda eraomanduses olev keskus, mis tegeleb siis turvaintsidentidega riikide kõrval ja kõik meie seadmed nii-öelda koguvad sealt selle info kokku ja ükskõik, mis turvaintsident juhtub, siis sellest teavitatakse kõiki seadmeid, kes selle võrguga on liitunud, ehk siis kõiki Cisco seadmeid. Ehk kui teil juhtub, või nii-öelda me oleme tuvastanud mingise probleemi, küberturvalisuse riski, siis see tegelikult jagatakse laiali kõikidele meie seadmetele. Ja nii-öelda tõkestatakse see probleem. Nii, ja viimane asi siis, et see inimvõimeid ületav keerukus, et meile tundub, et asjad lähevad ju nüüd kõik lihtsamaks. Reaalsus on see, et nad võib-olla ei lähe lihtsamaks, et tegelikult on see mass, mis käib läbi võrkude tänaseks, on nii meeletu, et ükski inimene ettevõttes ei suuda seda läbi töödelda. Ja selleks on siis Cisco täna panustanud meeletult palju selleks, et meil oleks tarkvara, mis suudaks sellest läbi närida, ehk siis siin 3 näidet, mis moodustavad tegelikult ühe terviku, on AppDynamics, mis tegeleb aplikatsioonide nii-öelda analüütikaga ja et tuvastada probleeme, kus nad tekivad kiiresti. Siis on Thousand Eyes, kes tegeleb võrgu analüütikaga täpselt samamoodi ja Intersight, mis siis tegeleb data centeris analüütikaga. Ja see on nüüd üks see koht, kus ettevõtted saavad kõvasti kokku hoida. Et ma kindlasti soovitan, kes ei kuulanud seda Thousand Eye presentatsiooni ja kellel tekib nagu huvi, et kuulake see järgi, sellepärast et see on nagu üks huvitav toode nagu AppDynamics. Ma tean, et AppDynamicsi kasutajad tegelikult Eestis on päris palju tänaseks juba. Et need mõlemad tooted suudavad nagu ettevõttele tagada nii-öelda kaotatud raha. Ehk see on nagu uskumatu, kui palju ettevõtted kaotavad raha minutis, mis nende võrgud või aplikatsioonid ei tööta. Ja need samad tarkvarad, mis võib-olla ei ole kõige odavamad, aga nii-öelda kui sa paned kaalukausile, et kas ma ostan selle tarkvara ja ma suudan tuvastada need probleemid hästi kiiresti või ma kannatan 6 tundi ja mu Facebook on maas ja aktsia on 15% all ja nii edasi, eks ju. Et seal on väga suur vahe. Et nii-öelda ettevõtte juhtidele
ilma et nad saaksid aru, mis tehnoloogia seal taga on. Aga kui sa näitad, et ma suudan tagada sulle turvalise äri, siis see käib kiiresti. Nii, aga võtame kõik kokku. Vist on 1 minut aega, ma arvan. Et siis, mis on Cisco võrgu nii-öelda, mis tast teeb erilise, on siis see aju ja süda, milleks on need erilised protsessorid, mis meie toodetes on. Ja mis on suhteliselt unikaalsed nii-öelda turul. Ja see on ka põhjus, miks me oleme viimased 35 aastat olnud juhtiv võrgunduses ja loodetavasti oleme järgmised 35 aastat. Siis, nii, pult ei töötab. Siis tarkvara ehk meie läbi aastate kehtinud iOS tarkvara, millega me oma switche juhime. Ja sinna siis platvormid, mis nüüd viimase 2-3 aasta jooksul on kõik välja vahetanud, kõik on uued nende uute protsessorite pealt ja nendele siis peale ehitatavad lahendused. Nii siis analüütika, võrgu jälgimised, kõik muud asjad. Et kogu see kombo on suhteliselt nii-öelda eriline, kui me vaatame turul, mis üldse toimub. Et julgen teile kõigile öelda, et kui te olete panustanud täna või panustate Cisco võrkudesse, siis te olete hästi kaitstud. Aitäh!